tere jälle, olen Maila müstilisest maailmast. Niimoodi, mõtlesin, et teen teile ühe väikese sellise videokese täna veel. Hommikul ma panin selle esimese osa, kus ma rääkisin siis sellest, mis on tänapäeva ärevuse põhjuseks ja seal oli mul veel midagi. Ja mõtlesin seda, et räägin teile, milliste vahenditega te saaksite oma kodu puhastada, koduenergeetikat ja kodu. Sest ma ei tea, kas ma olen teile sellest rääkinud, vist mitte. Aga nüüd ma otsustasin teile sellest rääkida. Et kõige lihtsam on muidugi siis viirukeid, et milliseid viirukeid kasutada. Siin samal ajal panen siin oma õmmeldud asjadele sildikesi külge. Niimoodi. Ja siis ühesõnaga ühendan siin 2 ühes. Nagu mul ikka kombeks on mitu asja korraga teha. Ja et viirukitega, et millised viirukid on siis kodu puhastuseks, energeetiliseks puhastuseks kõige paremad. On, mis mulle endale väga meeldib, on mürr. Mürr on siis selline, kohe näitan teile, mina kasutan selle firma mürri. Et see puhastab hästi tugevalt. Siis te võite kasutada palosanto viirukit. Palosantot, siis te võite kasutada, mida need indiaanlased meile kasutavad siin? Salveid, vot niimoodi, salveid. Siis väga hea kodupuhastuseks on ka kadakas. Ja samamoodi nagu viirukitega, viirukil on see suits, nende eeterlike õlide suits, mida on siis hea kasutada, aga näiteks see on väga hea, isegi iseennast vaja puhastada on, siis võtate samamoodi, panete selle viiruki tossama ja teine puhastab teid, siis on muidugi parem, sellepärast et ta käib ümber teie ja ajab seda samust ümber teie, siis ajab seda viiruki tossu teieni. Ja ma ei mäleta, kas ma olen teile seda rääkinud, aga te võite ka võtta näiteks, kui teil on mingisugune selline sulgedest tehtud lehvik. Minul on näiteks tehtud rituaali omad. Üks on mul ostetud kunagi indiaanlaste käest, mis on ka väga ilus. Ma võin isegi teile tegelikult näidata, ma tõusen korraks püsti, ma võtan ja näitan teile niimoodi. Et on nõndamoodi. Juba tulen. Nii, et mul on ostetud selline rituaali viiruk või rituaali lehvik. Ja siis on nii, et paned selle viiruki tossama ja siis ajad seda, kui ennast puhastad, siis ajad niimoodi seda tossu enda peale, niimoodi ülevalt alla ajad. Ja kui teine sind puhastab, siis on niimoodi, et ta kõnnib ümber sinu. Niimoodi, et puhastab eest ära, siis läheb seda, kuidas pidi kas päripäeva või vastupäeva. Mina olen vaatanud, et minu jaoks on see ükskõik, kuidas pidi lähed. Peas, et on tiir ümber tehtud. Käib inimene siis ümber sinu ja siis muudkui ka puhastab niimoodi sinu energiat. Ja siis muidugi pea kohal ka on ju, sellepärast, et kroontsakra on tihti peale meil kinni ja jalgade aluseid tsakrasid ma olen siis niimoodi lahti teinud viiruki selle tossuga, viiruki suitsuga, et ma lihtsalt tõstan ühe jala üles algul, siis ajan sinna talla alla, siis teise jala, siis ajan sinna talla alla seda tossu. Ja kui elamist puhastada, siis hakkate uksest peale käima, niimoodi, et uksest pihta ja hakkate käima. Mina olen teinud päripäeva, samamoodi käite ja kõik niimoodi tossutate läbi siis. Nii et ajate seda tossu, sest ei hakka igasse nurka ju ronima. Paljudesse kohtadesse ei saa ligi ka, kui kapp on nurgas,
siis sa ei pea ju, sa pead ju, ühesõnaga sa ei saa ju sinna kapi eest hakata lükkama ja siis ajad seda tossu sinna. Et oluline on see, et sa vaatad selles suunas ja lased niimoodi käid terve elamise läbi, kuni jõuad välisukse juurde tagasi. Kui on mitu ust, siis tuleb iga ukse juures teha selline asi, et tõmbad ülevalt alla, põhimõtteliselt joonistad sellise, just nagu sellise resti sõela ümber. Kas tuleb mul kohe tööle juba jälgib siin. Nii et joonistad ukse ette sellise sõela kõikide uste ette, kõikide välisuste ette, mis majas on. Et siis ei tule mitte ükski, ei tule oma sellise negatiivse energiakoormaga sisse, sellepärast, et minul ju käib ka inimesi kodus ja mul on ka tehtud kõik need puhastused ära, sellepärast, et kui inimene tuleb, et ta ju tuleb, kõik tulevad ju abi otsima ja need tulevad oma raskete koormatega. Ja siis ta tuleb siit uksest sisse, siis ta juba hakkab tal kergem, juba on see puhastus ja mul on muidugi tehtud ka sellised süsteemid, et see sealt ukse tagant, et see puhastub ära. Ja ennast siis ühesõnaga, siis te ei lase enda elamisse teiste negatiivseid asju, sest kõik ju salvestub muidu. Ja siis mul on selline suurem selle puhastuse jaoks ka lehvik, mis on siis, oli üks kotkakene tee ääres pistrikukene autole jäänud, oli surnud ja siis ma korjasin muidugi ta ülesse ilusasti, leppisin temaga kokku, sellepärast, et hing oli juba ju läinud, aga ikkagi leppisin hingega kokku, et ma kasutan tema tiivakesi siis selleks kehaväärikalt matsin maha ilusasti, panin sinna lillekese õitsema ja siis ma tegin sellise asja, ma kasutasin ühe tuttava abi, kes lasi Saaremaal kellegil teha selle puidu osa käepideme ja puidu osa on tehtud Saaremaa kadakast. Kadakal on ka hästi tugev kaitse, siis on mul pandud siia kitsesarvekest tükki, siis on mul pandud mäekristall, sellepärast et mäekristall on ka hästi tervendava ja puhastava toimega ja muidugi olen ma kasutanud siis jänesenahka siia ümber. Niimoodi. Ja ega mul on siin oma päitsemärkikesed igasugused asjad muud ka veel. Pluss siis, et see on mul ilusasti siis sisse õnnistatud. Ja võt sellist asja kasutan mina rituaalides. Nii et, aga seda võib teha ka nii, et kui te leiate mingi, ikka paljud käivad rannas ja koguvad sulekesi, et see võib olla ka täitsa üks ainukene sulg. Te võite ju lükkida sinna sule otsa pärlikesi, neid jämedamaid on ju küll. Ja teete ise endale lihtsate vahenditega, teete endale sellise rituaali lehviku, millega te saate siis puhastada. Aga kui ei ole seda rituaali lehvikut, siis mul on ka teinekord kui on vaja kuskil puhastada kellegi elamises, kui sa ei ole täpselt läinud selle jaoks, et oma vahendeid kaasas, siis käega. Samamoodi panete aga oma viirukikese põlema ja käega ajate. Väga hea on ju ka kasutada neid salveid, õlvikuid. Et sama hea energiaga, isegi paremaga kui need viirukid. Sest kõik, mis te ise otse loodusest korjate, mis te ise kasvatate, nendel asjadel on hoopis teistsugune vägi. Et mina korjan või kasvatan ka oma salve ise ja ma olen pannud sinna sisse ka kadakaoksa salvei nende tõlvikutele. Et kadaka panen sisse poole, siis välja poole panen siis need salveid, taimekese ja siis ma olen sidunud punase lõngaga. Võib niidi, võib kasutada, võib lõnga kasutada, et mida te parasjagu tahate, aga ma olen just kasutanud punast, sellepärast et punasel on ju oma kaitseomadused, oma need, ta juba ajast aega on kasutatud, punast paela näiteks ümber käe on kasutatud kaitseks ja samamoodi siis oma need tõlvikud ma teen ise.
aga neid on igal pool esoteerikapoodides müüa. Et lihtsalt peate saama, lihtsalt elamist tuleb puhastada aeg-ajalt, ennast tuleb puhastada aeg-ajalt, sest me oleme kõik ju enamalt jaolt nagu svammid, et tõmbame kõik välismaailmast endasse ja siis teinekord ongi tunne, et ei oska sellega hakkama saada. Kõik ajab närvi ja siis järelikult, kui ajab närvi ja on hakanud halvasti minema, siis on esimene asi kohe, kas ma olen ennast kas siis tööga üle tõmmanud või põhimõtteliselt on niimoodi, et kas minu energia on puhas, kas mul on vaja ennast puhastada. Sest see on nii müstiline, et nii kui te ära puhastate, teil juba natukese aja pärast juba on hea kerge tunne. Ja puhastada on vaja, kaitsta kahjuks on ka vaja, sest kõik, kus mul see pael on. Siin niimoodi. Sest kahjuks tuleb välismaailmast väga palju sellist negatiivsust ja soga ja paratamatult, kuna me siin maailmas elame, siis me paratamatult haagime endale neid olukordi ja energiaid külge. Aga alati saab ennast ise aidata, alati saab puhastada. Siis kui olete, näiteks kellel on difuuser, mõnel on, ikka inimestel on need suitsuandurid laes ja kellel on siis need nublud on ju, et siis on niimoodi, et sa isegi kui sul pannkook hakkab põhja kõrbema, siis juba on sul varsti undab see ja siis on sul komando helistab või on kohal ja loomulikult sa maksad selle kõik kinni, nii. Et siis on selline variant, et mina olen niimoodi teinud, et selleks ajaks, kui ma teen puhastust, pärast ma muidugi tuulutan elamise ära, lasen värske õhu tuppa, aga ma olen tõmmanud kummikinda selle suitsuanduri peale või siis kurvite maha, panete tagasi. Et lihtsalt, et ta ei hakkaks seal niisama undama. Et see, kui undama hakkad, esiteks ise ehmatate ja kui on elate korteris, seinad kostavad läbi, korteritel on ju papis seinad teadaolevalt. Ja siis lihtsalt, või ise ei kutsu endale seda tuletõrjet, siis kutsub teile naaber selle. Et kasutage siis väikseid selliseid nippe, tõmmake see kummikinnast sinna anduri peale ja sest oleneb kuidas, eks ju, ega see nii palju muidugi ka ei tossuta, et see elamine jumala must on, vaid igaks juhuks. Sest mõned suitsuandurid on tundlikumad, mõned on vähem tundlikumad ja siis pärast pärast seda siis mitut segamini ei ole mõtet, et puhastate ära siin hästi, aga näiteks järgmine päev panete mingit teist viirukit, mis teile meeldib, mis iganes tahate enda ellu tuua, kas tahate armastust, kas tahate küllust, selleks muidugi on nendeks asjadest on ka teisi variante, küünalde põletamisi näiteks. Seda ma olen ka juba rääkinud, rohelist põletada siis, kui tahate rohkem raha enda ellu, punast põletate, kui armastust tahate. Valget on alati hea põletada, sellepärast valge on energeetilise puhastuse küünal ju toob meile rahu. Ja siis põletate näiteks oma lemmikviirukid. Mulle endale väga meeldib, kõik viirukid mulle ei meeldi, sest enamus nendest on väga õudsa lõhnaga minu arust. Aga see on individuaalne, kellele mis meeldib. Aga näiteks, mis on alati kindla peale minek on selle superhiti sarjast on selline viiruk, mis tumesinine muideks on ka väga hea, aga te peate täitsa proovima nende erinevate taustavärvidega neid superhiti viirukaid ja see annab sellise hea tunde ja need kurjad vaimud, näed, mul on keegi tuleb mul koju. Tere! Oota, ma teen salvestust. Ma panen ukse kinni. Niimoodi. Nõnda. Kus me nüüd jäime? Et ega see negatiivne, ega see kuri seda viiruki lõhna ei kannata.
noh, selleks ei pea isegi kuri olema, sellepärast et ise ju ka mõnda viirukit ei kannata. Ja mõned näiteks ei kannata üldse. Ja sest pole midagi, sellepärast et meil on tänapäeval olemas igasugused diffuuserid ja kasutage seal diffuuserites siis naturaalseid, 100% naturaalseid õlisid. Ja tõstke selle peale minge välja, et ostate selle 1 euro eest või 1,50 eest. Näiteks ostate selle aroomiõli, aga mis on sünteetiline, sellepärast et te hingate selle ikkagi sisse. Viirukid on ju tehtud meil ka ju õli ja siis nende jahvatatud taimedest ja nad on ikkagi looduslikud. Ja õli ostate ka siis 100% naturaalne õli. Et mida ma olen ise kasutanud, te ei pea ju neid kalleid doTERRA omasid sinna kupatama sinna selle diffuuseri sisse ja õhku laskma, aga kui tahate, miks mitte, on ka teisi 100% naturaalseid õlisid, mis on inimsõbralikuma hinnaga. Ja mina olen ostnud magasiinis on, seal on küll Ukraina toodang, eks ju, aga vainõtt, eks ju, et siis ostate sealt neid, nad on ka 100% looduslikud õlid ja väga hea kasutada diffuuserites, siis jälle sama Palo Santo näiteks, kadakas, minu arust, kui on kuusk ja mänd on, siis on ka väga hea puhastaja. Pluss veel see, et ta puhastab, või ta on ühesõnaga, need on ka hingamisteedele head. Need kuuse ja männi eeterlikud õlid, kust ta saab eeterlik õli olla? Männi oma eeterlik õli, vot ma ei tea need. Jään teile vastuse võlgu. Hakkas tekkima küsimus, näed, inimesel aju töötab järelikult. Nii, ja siis mis iganes. Lemongrass on, see on siis sidrunheina oma on hea. Kui tahate sellist, et ta teid rahustaks, siis võtate, alati on muidugi hea, meliss on hea rahustava toimega, siis on rahustava toimega, mandariin on muidugi hea, mandariini lõhn iseenesest juba on hea. Ja vaatate, mis teile sobib, et tavaliselt sellised mahedad, loomulikud lõhnad sobivad kõige paremini. Paljudele meeldib väga piibelehe lõhn, aga mulle isiklikult ei meeldi, sellepärast, et ta on hästi intensiivne, hästi kange selline ja meenutab natukene veneaegset parfüümi ja nii ongi. Vot sellised asjakesed. Nii, mis siis veel, et kui juba siin läks kodu ja iseenda puhastamiseks jutuks, siis muidugi on, kui lihtsalt küünlaid põletada, on ka tore. Sellepärast, et see samamoodi puhastab ju energeetikat. Ja olen ka niimoodi teinud, et kui ma panen küünla põlema, siis ma sinna aluse peale panen Himalaia soola, seda, mis on selle suuremate tükkidega. Muidugi võib ka täitsa tavaline see meresool, mis on söögisool, et seda võib samamoodi panna. Ja kui isegi võite panna ju soola, elamise puhastamiseks võib panna ka soola nurkadesse, aga järgmine päev muidugi te tõmbate selle soola ja pühite sealt kokku ja see sool on vaja elamist välja viia. Niimoodi. Väikene hingetõmbepaus. Vot. Nii et mis sellest energeetilisest puhastusest siis veel, aga mõned nipid veel, et üks variantidest, mida on muidugi hea lihtne kasutada, ma olen võib-olla teile sellest rääkinud, tuletan meelde siis on juhul, kui ma olen, et kui te näiteks esimest korda teete, siis panete silmad kinni
ja siis palute mõttes. Te peate esialgu endale ette kujutama seda, sellepärast et siis on kergem seda asja tööle panna enda kasuks. Et palute jumalikku valguskiirt teid puhastama, palute seda valguskiirt pealaelt kroonsakrast sisse ja mõtlete, et ta päripäeva puhastab teid. Et puhastab teid kuni varbotsteni välja. Nii. Nõnda minu enda maksti. See oli, keegi tahtis mulle Messengeri kõnet teha. Nii, ma võib-olla isegi tean, kes on. Õige, keegi tahtis muga savi ringi tulla täna. Ju kirjutab. Et lasete selle valgel valgusel enda sees puhastada kuni varbotsteni välja ja jalataldudeni ja siis lasete siis niimoodi maasse selle puhastava energia, et see väga hästi puhastab. Siis üks vahend, millega samamoodi saab ennast puhastada nii energeetiliselt, muidugi kui ka päris füüsiliselt, on see, kui te käite duši all. Siis mõelge, et te olete kuskil soojal maal, kuskil mõnusa kose all, kose alt tuleb hästi, kujutage ette, et see vesi tuleb hästi rahulikult. Ja siis lihtsalt, kui te seal duši all olete, siis mõtletegi, et vesi viib kõik ära, kõik negatiivse, kõik blokeeringud, kõik ebaõnnestumised, et puhastab teie keha. Ja võite ju ka mõelda seda, et ta puhastab ka teie keha ja hingetasandit samamoodi. Ja siis võt sellised veerituaalid, mida saab teha. Puhastavat vett võib ka ju tuua allikatest. Kõige paremad ongi looduslikud allikad. Öeldakse, et kirikust pühitsetud vett tuua. Kunagi oli vähem teadlikum, siis ma kasutasin ka seda varianti. Nüüd ma enam ei kasuta, kuna kirik on ka süsteem. Ja siis ma toongi allikast vett endale ja näiteks 1 kord aastas, 2 korda aastas, üks on siis, ma ei mäleta täpselt, kas oli talvine pööripäev, millegi pärast arvan, ja üks oli siis jaanipäeva paiku, siis oli mingi teine kuupäev oli, aga sellest tavaliselt kirjutatakse ka siis, kui tuleb see näiteks Avesta kalendri tegija Kaidam, tema oma lehel alati kirjutab, kui on see nii nimetatud see Jeesuse veepäev, eks ju. Aga pööripäevadel on alati hästi suur mõju olnud, siis mina loen seda pööripäevasid kõige võimsamateks aegadeks, kevadist pööripäeva eriti, kus on siis terve maakera vesi on ju suvise pööripäeval ka, on hästi võimsa tervendava toimega. Siis lähete õllika pealt, toote vett või isegi ka kui terve maailma vesi, siis järelikult on ka seda on ka kraanivesi, sellepärast et ega see vesi ju tuleb ju ikkagi lõppude lõpuks maast. Taevast maha, maast meieni. Et siis võite ju teha nende pühitsetud veega samamoodi igasuguseid puhastusrituaale. Te võite ise lugeda oma sõnadega, teete oma mantra, loete oma veele, ise kaitseomadused peale, panete, lasete veepudelisse või toote allikalt vett. Siis loete veele, panete käed ümber pudeli, oma käekesed ümber pudeli ja loete peale, et kaitsed mind, et hoiad, kaitsed, puhastad. Ja et palun kogu maailma väge, et hoidma, kaitsma, puhastama sellele veele, et omadused juurde, et siis te kasutatagi, te olete ise pühitsenud, te teate, kust kohast te olete selle vee toonud, te teate, mis sõnadega te need pühitsused sinna peale loete ja sellel on kõige tugevam vägi. Sest alati me otsime väge kellegist teises. Oi, keegi teeb, oi, see on nii tark, see on nii hea, on ju, ja siis see usk iseendasse tihti peale kipub ära kaduma. Ja mõtleme korraks piilu, mis see kell on, 17:10, okei. Et see ise
teete, ise laete ja sellel on kõige suurem vägi. Sellepärast, et kõige rohkem ongi meil puudu usust iseendasse. Sest meil on juba sajandite kaupa, põlvkondade kaupa on ju, me oleme ju niikuinii siin nii-öelda sellel vanglaplaneedil, eks ju. Et meist on ära võetud kõik see usk endasse kui loojasse, usk enda loomingusse, kõik on ära võetud selle orjastamise süsteemi poolt. Et me Jumala eest ei julgeks hirmu all kogu aeg oleksime, et me ei julgeks iseseisvalt mõelda, me ei julgeks tegutseda ja siis selliseid väikseid asju, seda vee laadimist, miks mitte. Ja samamoodi ka ei ole vaja rutata kohe sinna apteeki neid mürke endale sisse kahmama. Tehke endale, tehke kristallivett näiteks, pange mäekristall on planeedi suur tervendaja. Sungiid samamoodi, sungiidikivi on hästi tervendav. Ostate selle kivi, pesete korralikult puhtaks, panete klaaskannu, plastmassi pole vaja kasutada. Et panete selle veekese kannu sinna kivi, lasete selle kivile selle vee peale ja lasete seista mingisugune. Muidugi oleks hea, kui ta ööpäeva seisab, aga võib ka vähem, et mõni kivi laeb väga ruttu ära. Siis ei oota seda vett, sellepärast, et isegi Brita kannude sees on ju, nende filtrite sees on kasutatud, seal on küll ka aktiivsütt kasutatud, aga seal on sungiiti samamoodi kasutatud, just nimelt, et see puhastab. Teate, see vesi on, kui ta on natuke aegagi juba olnud sellega sungiidi sees näiteks. Et mul on ka võetud kristallkann ja pandud, üks kann on mul ka kristallkann, millel on hõbedast on need ääred, aga sinna ääreni vesi niikuinii ei ulata, et see ei ole väga suhteliselt mõttetu, aga panete oma vee, kas klaaskannu, kristallkannu, lasete seal seista selle mäekristalliga või sungiidiga ja veel, kui tahate, loete oma sõnakesed peale ja te teetegi endale ravivee, sest vesi on ju kõige parem puhastaja meil. Sest praegu siiamaani ikkagi on ju meie keha koosneb ju enamusest osast veest ju. Ja rakud uuendavad ennast ise, meil ei ole seda nii palju räägida, järjest rohkem muidu on hakatud rääkima õnneks, aga meie keha algselt on osanud, me oleme niimoodi ehitatud inimesed, et meie keha tervendab ennast ise. Nii et pole vaja mingisugust soga sisse ajada endale, vaid jooge puhast vett, ei osta plastikust pudelist sellist vett, kus on see 3-line arg peal. Et see 3-line ark on ju jälle mingi sellise natukene saatanliku süsteemi sümboolika ja vot ei osta seda Neptunase vett, vaid ostate meie enda värska vett, nii kaua kui see värska vesi veel puhas on ja vaatate millest mida joote. Meil on ju väga palju kaasa neid klaaspudelitega vett, aga isegi kui te ostate sealt poes selle plastikpudeliga vett, siis ärge teda päikse kätte jätke, sellepärast et see päikse käes soojenedes hakkab see plastik eraldama sealt neid toksilisi osakesi ja siis ei ole ju sellel veel ka palju pointi. Nii, et vee kohta siis sellised lood. Nii, vägisi kipub joogi ja toitumise peale minema, aga okei, ei pane kogu energiat vee ja toitumise peale. Vaatame, millest veel natukene rääkida, mis palju meil on, 29 minutit. Teate, ma mõtlesin, et teen, las see ollagi siis väikene sutsakas, sellepärast, et ma pean minema kusagile bussi vastu ja siis hakkab keraamikaring, siis saab jälle nobedatele näppudele anda tegevust.
ja nii ma siin siis elan päris elu ja toimetan päris asju ja telekas on nurgas ainult nii palju minu jaoks, kui ma panen sealt mingid meeldivad muusikat. Ja telefoni kasutan sellepärast, et ma saaksin teile neid videosid teha ja teiega suhelda. Et noh, kahjuks ei saa päris ilma nutimaailmata hakkama. Järjest rohkem hakkan tegema huvitavaid loenguid ja koolitusi, aga vaatame siis juba täitsa sellisest reaalselt, aga eks ma ikka muidugi panen ka neid huvitavamaid asju siis siia ülesse, sellepärast et te olete ju kõik igal pool erinevates kohtades, kõik ei saa minu juurde tulla ja ma ju ei jõuaks ka kõiki vastu võtta siin. Aga järjest ma räägin teile siin, valgustan, annan teile häid tippe ja siis teete ise oma inimestega, kellega te tahate koos toimetada ja teha, kuulate, hakkate vaikselt oma ellu rakendama päris elu ja siis tasapisi saab lõpuks sellest musta kasti süsteemist välja ka, mis on siis see digimaailm, mis on televiisorid, igasugused sõjafilmid, muud õudukad ja asjad, mis meie energia ära neelavad. Ja hakkame elama päris elu. Niimoodi. Aga aitäh teile, et te viitsite kuulata. Tahate siis kommenteerige siia alla või kirjutage mulle otse minu Messengeri Maila Palme, et olen täitsa oma nimega saadaval. Ja järgmiste toredate kohtumiste, täna on nii ilus ilm, hommikuse selle salvestuse tegin õues, aga kuna see natuke tuuliseks läks ja mul mõtlesin, et vaja toimetada natuke, et siis tegin selle video toas, aga hakkan järjest tegema igasuguseid toredaid videosid, nii õues kui toas. Aitäh teile, et kuulasite.